Viplala lood, 4. peatükk. Tinistamine. Nad astusid marmortreppidest üles, läksid klaasist pöörduksest sisse ja jõudsid kullatud sammaste ning lopsakate palmidega suurde saali. 2 mustas ülikonnas ülemkelnerid kummardasid ning naeratasid neile. Kõikjal istusid laudade taga daamid ja härrad ning lõhnas magusalt lõhnaõli ja kana järele. Nurgas mängis orkester unistavalt valssi ning suurel valgel klaveril seisis tohutu roosa vaas gladioolidega. Teisest nurgast tuli veel üks kelner, niisama järsku nagu mängukarbist kargab paharett. Ta aitas härra Plommil mantli seljast ning juhatas nad säravvalgete salvrättide, kristallnõude ja lauahõbedega laua juurde. Peen, mis? Sosistas Nelladella. See muusika ja milline valgus. Minu arvates on siin lihtsalt jäle, porises Johannes. Ei sa tohi siin küünarnukke lauale toetada ega kõvasti naerda, muudkus sosista. Aga me sööme mida kõige maitsvat, ütles härra Plomm. Mida te soovitaksite? Võiks näiteks võtta härjasabasuppi, siis kala ja lõpuks jäätist. Kas võtame? Oober! Kelner tuli ja kummardas. 3 härjasabasuppi, tellis härra Plomm. Siis 3 praetud kammeljat ja lõpuks 3 jäätist ja mineraalvett. Kui supp oli toodud, sosistas Johannes. Aga kuidas nüüd Viplala süüa saab? Kas ta võib laual istuda? Mitte mingil juhul, sõnas härra Plomm. Seda ei saa ühelgi tingimusel lubada. Siis näevad teda otse kohe kõik ja meil on hirmsad pahandused kaelas. Aga kott seisab laua peal, nii et ta näeb kõike. Nelladella, tee õige kott lahti, siis me ulatame talle suppi koti sisse. Kas sa võtsid pisikese teelusika kaasa? See on tark tegu. Nelladella ulatas Viplalale teelusikaga suppi kotti ning kõik läks suurepäraselt. Ma tahaksin väga natukeseks välja, ütles Viplala. Seda ei tohi, vastas härra Plomm. Kas sulle supist jätkus? Siis paneme kotti jälle kinni, sest sealt tuleb kelner. Kelner tõi tohutu hõbeliua 3 terve suure kalaga, mida ümbritsesid juurviljad ja pisikesed kartulid. See tundus nii suurepärane ja pidulik. Muusika oli nii lõbus ja mahe ning kõik teised inimesed saalis naersid ja jutlesid nii elavalt ning kärarikkalt, et isegi Johannesele hakkas siin meeldima ja ta kiikus oma tooliga edasi-tagasi. Viplala, siin on sulle tükk kala. Kott avanes uuesti ja Viplala sai igast roast ka paar suutäit. Ära sa kotti seest poolt rasvaseks tee, manitses Nelladella. Ole ettevaatlik. Seejärel sõid nad ära veel vägeva portsjoni jäätist puuvilja ja vahukoorega. Jäätis oli poolest saadik roheline ja poolest saadik roosa ning seal sees oli veel pisikesi pähklitükikesi. Viplalale jäi üks pähklitükk kurku kinni ning ta köhis vist veerand tundi, kuid kelnerid õnneks ei märganud seda. Nõndaks, ütles lõpuks härra Plomm. Nüüd maksan arve kinni ja siis lähme veel natukeseks linna jalutama. Oober! Kelner tuli ja kummardas jälle. Palun arve, ütles härra Plomm. Kelner eemaldus ning tuli veidi aja pärast tagasi hõbekandikuga, millel oli kokku keeratud paberitükk. See oli ka arve. Härra Plomm tegi paberi lahti. Ta läks näost kahvatuks ja pomises. Ei saa olla. Mis ei saa olla, isa, küsis Johannes. 45 kuldnat 70, lausus härra Plomm löödult. Kui hirmus. Mul pole seda raha. Mul on kõigest 10 kuldnat kaasas. Kelner ootas kannatlikult nende laua juures. Nelladella ja Johannes istusid üsna hirmunult. Kui õudne. Nad olid kõik ära söönud ja pidid maksma, aga isal polnud nii palju raha. Kui kohutav. Mul on kõigest 10 kuldnat, ütles isa suursugusele kelnerile. Kelner ei kummardanud enam. Ta ei naeratanud ka enam. Korraga sarnanes ta kurja metsavahiga. Te võisite ju toidukaardilt näha, mis kõik maksab, tähendas ta külmalt. Ma ei vaadanud hindu, ütles härra Plomm. Ma unustasin vaadata, mis see kõik maksab, sest ma arvasin, et 10 kuldnat on ka terve hulk raha. Jääge oma kohale, käskis kelner. Ma kutsun kohe direktori välja. Mis asi on direktor, küsis Nelladella, kui kelner oli läinud. Peremees, vastas härra Plomm. Lapsed, sealt juba tulebki. Direktor oli veel palju kurjem kui kelner.
ta pilk oli karm ja peale selle veel ka ülbe. See on vast jultumus, ütles ta. Täna juba teist korda. Aga ma olen alles esimest korda siin, tähendas härra Blom. Ja, aga hommikupoolikul käis siin ka üks härra, kes ei suutnud arvet maksta, lausus direktor. Sinna ei saa mina midagi parata, tähendas härra Blom. Aga ma läheksin nüüd koju raha järele. Te võite seda teha, lubas direktor lahkelt. Aga ma jätan lapsed seniks siia. Ainult, et mul pole kodus ka rohkem raha, ütles härra Blom ja läks punaseks nagu vähk. Mul on üldse olemas kõigest 10 kuldnat. Mul on kahju, aga sel juhul peame kutsuma politsei, ütles direktor. Selliseid arusaamatusi me ei saa kannatada. Palun tulge minuga kaasa. Härra Blom läks koos lastega temaga kaasa. Nad olid hirmunud ja alandlikud kui lambad. Nad viidi ühte kabinetti. See oli väike toake, kus seisid torutoolid ja kirjutuslaud. Sinna jäeti nad istuma ja kole restoranimees pani ukse väljastpoolt lukku ning läks politseid kutsuma. Nellatella avas oma koti ja ütles Viplalale. Näed sa, meil polnud raha, et maksta. Nüüd me istume luku taga. Varsti tuleb aga politsei ja viib meid vangi. Arvas Viplala. Küll ma politsei kiviks tinistan. Ei, ütles härra Blom täie otsustavusega. Ei, Viplala, seda sa ei tohi teha. Aga siis me satume vanglasse, nuuksus Johannes, ja ma olen veel nii noor. Meid pannakse sinna eluks ajaks, nuttis Nellatella. Ei, tähendas härra Blom, seda ma küll ei usu. Aga võib-olla tuleb meil siiski politseijaoskonda kaasa minna. Ja see kõik on minu süü, lisas ta kurvalt. Miks ma ometi enne ei küsinud, mis see maksab? See on hoopis minu süü, sõnas Nellatella. Mina tahtsin selles hirmsas hotellis lõunat süüa. Ja kas sa tead, mis on veel kõige koledam? Vahest vaatab politsei minu kotti ka ja siis leiavad nad Viplale üles. Mis? Karjus Viplala kotist. Seda ma ei taha. Nad ei tohi mind üles leida. Laske mind välja. Nellatella laskis ta kotist välja. Ma peidan enda ära, lubas Viplala. Peidan enda kirjutuslaua laekasse. Ma ei taha, et nad mind leiaksid. Saaksime meie ka end laekasse ära peita, ohkas Johannes mornilt. Küll see oleks alles peen. Siis tuleks politsei kohale ega leiakski meid. See on väga hea idee, lausus Viplala. Viplala, mis sa nüüd teha tahad? Küsis härra Blom rangelt. Sa ei hakka ometi mingeid vigureid Ta jäi vait, sest tal tekkis kõhus üsna imelik tunne. Kõik hakkas pöörama ja keerama ning äkitselt nägi ta, kuidas asjad ümberringi muutuvad koletu suureks. Toolid muudkui kasvasid ja kasvasid, kirjutuslaud, mille servale nad olid toetunud, muutus avaraks nagu väljak ja laual lebav pastapliiats kasvas laevamasti suuruseks. Laualamp sai maja mõõtmed. Härra Blom tõusis püsti ja pistis jooksu. Ta jooksis ringi ümber lambi, siis nägi ta, et ka Nellatella ja Johannes temaga kaasa jooksevad. Viplala oli aga nüüd Johannesega ühe suurune. Nad olid kõik neljakesi ühe suurused. Nüüd olid nad väga väikesed inimesed. Kääbused päratu suurel kirjutuslaual, hiiglaslikus toas. Viplala, kui tore! Ohkas Nellatella. Kähku sahtlisse, käsutas Viplala. Kähku sahtlisse! Nad pugesid kõik koos poolavatud sahtlisse ning ronisid selle tagumisse kõige pimedamasse nurka. Oligi parajasti viimane aeg, sest kabineti uks avanes ja direktor astus sisse koos politseinikuga. Siin need petturid on, alustas direktor, kuid jäi äkitselt vait. Pagana pihta, nad on jalga lasknud, karjatas ta siis. Nad on kadunud, kuidas on see võimalik? Uks oli ju lukus. Kas siis läbi akna, küsis politseinik. Ei, see on võimatu, aken on liiga pisik ja liiga kõrgel selleks, et sealt kaudu inimene välja pääseks. Tõepoolest, lausus direktor, akna kaudu nad minema lipsata ei saanud. Ta jooksis närvilikult mööda kabinetti edasi-tagasi, vaatas toolide alla ja kirjutuslaua taha, siis veel kord laua alla ning sattus lausa raevu. Väike seltskond lauasahtlis istus hiirvaikselt. Nad söandasid vaevalt hingata. No, tähendas politseinik. Oli teil tarvis mind sellepärast kohale kutsuda? Te nägite muidugi lihtsalt und. Und, hüüdis direktor vihaselt.
Ma panin selle mehe koos 2 lapsega siia luku taha. See on niisama kindel, kui et 2 korda 2 on 4. Nad sõid 45 kuldne eest ja jätsid maksmata. Jah, ütles politseinik. Aga kuna neid siin pole, ei saa ma neid ka vahistada. Seda küll, nõustus direktor. Ma ei taipa mitte kui midagi. Vahest on raamatupidaja nad kogemata lahti lasknud. Kas te tuleksite vahest minuga raamatupidaja juurde? Nad läksid uksest välja. Kas nad on läinud? Sosistas Johannes. Nüüd peame vaatama, et minema saame. Ma lähen ees, ütles Viplala. Tulge ainult minu järel. Ta lipsas laekast mööda, jooksis põik üle tohutu lauaplaadi ning libistas enda mööda laualambi juhet põrandale. Härra Plomm järgnestele halisedes ning ka Nelladella koos Johannesega jõudsid õnnelikult põrandale. Nüüd seisid nad maas. 4 tillukest olendit kabineti põrandal ja Viplal ütles. Vaadake, nad on ukse lahti jätnud. Ma piilun kohe koridori. Jääge seniks siia. Tagasi tulles ütles ta. Läki nüüd. Koridor on tühi ja sealt paistab tagauks, kust kaudu välja saab. Üsna ettevaatlikult ja tasa järgnesid nad talle hotelli hämarasse koridori. Keegi tuleb, ütles Nelladella. Tõepoolest, teiselt poolt lähenes pikki koridori kelner. Ühes käes oli tal kandik taldrikutega, teises klaasidega. Seiske paigal, käsutas Viplala. Siinsamas seina ääres, ärge liigutage. Nad tardusid paigale. Kelneril oli kiire ja ta oli neist juba möödumas, kui härra Plommile tuli korraga aevastus peale. Küll katsus ta seda maha suruda, kuid see ei õnnestunud. Tegi härra Plomm. See oli küll tilluke nukuaevastus, sest härra Plomm ise polnud ju hiirest suurem, kuid küllap see kostis ometi kõvasti, nii kõvasti, et kelner kuulis. Mees seisatas ja jõllitas nende poole. Ta pilgus peegeldus kohutav ehmatus. Jookske, sosistas Viplala. Jookske edasi, ruttu! Ta pistis pikki koridori punuma ja teised järgnesid talle. Kelneri silmad läksid järjest suuremaks. Ta hüppas hirmu pärast õhku ja laskis mõlemad kandikud puhtast kohkumisest käest kukkuda. Taldrikud kanakontidega ja jäätisjääkidega kukkusid kohutava kolinaga põrandale, nii et klaasikillud pritsisid igale poole. Mitmest uksest ilmusid nähtavale teised kelnerid ja paar toatüdrukut, kes hüüdsid. Kuule, Joris, mis sul on? Mis juhtus? Elukad, hüüdis Joris kaeblikult. Hiired tagajalgadel ja riided seljas. Õudsed võluhiired. Appi, võtke nad kinni. Nad jooksid uksest välja, võtke nad ometi kinni. Ta ei ole päris terve, arvasid teised kelnerid. Joris, sa oled üle töötanud. Siiski vaatasid nad tagauksest hotelli aeda, kuid härra Plomm ja tema lapsed olid koos Viplalaga juba ammugi kadunud Sireli põõsaste vahele. Nad ruttasid aiast parki ja pargist jõudsid nad tänavale. Õnneks oli juba pime ning nad võisid ettevaatlikult pikki kõnnide serva minna, ilma et keegi oleks neid näinud. Tore, oleme pääsenud, lausus Viplala. Jah, tore, tähendas härra Plomm kibestunult. Aga kes me nüüd oleme? Pisikesed kääbused. Kuidas ma oma tööd teha ja oma raamatuid kirjutada saan, kui ma olen nii väike nagu lapse ohtu konn? Me olemegi kodus, ütles Nelladella. Isa, vaata ometi, kui suureks on muutunud meie maja. Eesuksest me sisse ei saa, arvas Johannes. Kuidas me sisse pääseme? Tagant, läbi kassi augu, ütles härra Plomm ja nõnda nad tegidki.